Tere hommikust ja head uut aastat. Mina siis olen Signe ja minu tänaseks selliseks ideeks oli anda mõttejulgust taustainformatsiooni just eesmärkide seadmise koha pealt. Ja miks mul see mõte nagu tekkis, kui ma nägin sotsiaalmeedias ja inimestega suheldes, et me kõik kuidagi justkui nagu oleme see nagu tohutu eesmärgi laine peal, aasta on lõppenud, uus aasta on alanud. Kõik justkui küsivad, et mis on sinu uus eesmärk, palju sul eesmärk üldse on. Ja mulle kohati tundus, et inimesed on natuke nagu ärevad selle koha pealt ja ma märkasin ka sellist asja, et justkui peaks olema eesmärke väga palju. Ja mind on see enesejuhtimise ja eesmärkide teema väga-väga kõnetanud. Ma olen välja andnud sellest lähtuvalt ka olen iseenda bossi kalendermärkmiku just selle põhimõttega, et inimesed saaksid väga teadlikult võtta fookust iseendale ja oma tegemistele ja oma enesearengu poolele. Ja ma arvan, ma olen läbi lugenud suurema osa kõiki selle teemalist kirjandust ka. Ja mis peamine, ma olen ise olnud hästi julge katsetaja, ebaõnnestunud, õnnestunud, õppinud, süsteeme loonud ja täna ma ei ole ka üldse selles kohas kuidagi nagu ideaalses kohas, vaid pigem ma olen lihtsalt rohkem tutkinud ja uurinud kui sina ja lihtsalt olen tugev praktik. Nii et ja olen siis täna ka tegelikult enesejuhtimise koolitusi päris palju teinud ja just kui ma mõtlen eelmise aasta peale, siis ma saan öelda, et see oli selline nagu enese ajajuhtimise fookusega aasta, kus me kõik olime jätkuvalt koduses karantiinis ja tegelikult pidime adapteeruma, süsteeme looma, õppima uusi asju. Ja minu tänane eesmärk sulle ongi see, et ma üritaksin nagu natukene nagu nügida, et sa saaksid nagu mingisugust muutust oma ellu tuua ja minu palve ongi see, et võta endale kindlasti paber ja pliiats ja kirjuta nagu, proovi kas mõelda nii, et kirjuta need mõtted ja märksõnad paberi peale maha ja mõtle kogu aeg sellest teemast, mis ma räägin, nagu iseenda kontekstis. Et sa ei pea üldse võrdlema minu näidetega, et ma pole seesugune nagu Signe või mis iganes. Mõtle oma kontekstis, oma eesmärkide ja oma tegemiste kontekstis. Ja kui sa oled juba täna tulnud siia, siis sul kindlasti on mingisugune huvi asja paremaks lihvida. Nii et ja ma olen ette valmistanud umbes 30 slaidi ja kes ei ole vaadanud siis ka minu eelnevaid veebiseminare, mis puudutab eesmärgi seadmist, enesejuhtimist, harjumuste teemat, siis need kõik on kenasti tegelikult blogis leitavad ja YouTube'i kanalil ka. Ma tean, et on päris mitmeid meeskonnajuhte, kes on saatnud oma töötajatele need järelevaatamiseks, on pärast tehtud ühiseid arutelusid. Nii et sealt saab kiigata, et ma selles mõttes kõikidele teemadele pikalt ei peatu, aga ma keskendun just nendele teemadele, kus on täna inimeste nagu väljakutsekohad ja kuhu peamiselt takerdutakse. Nii et ja mul on ka palve, et meil kõigil on siin omad kogemused, et kui mina räägin mingist teemast, siis ole julgelt oma mõtted, oma ideed, oma tähelepanekud kirjutama chati või vastupidi, kui sa otsid mingile küsimusele vastust, siis kirjuta kommentaaridesse. Ma loosin kõikide kommentaari andnud inimeste vahel välja ühe 100 päeva kalendermärkmiku, nii et mina ütlen selle kohta alati, et kui sa oled tulnud kuskile kohale, siis istu alati esireas ja ole alati aktiivne, sest see on kõige parem viis õppida ja saada aimdust ja muuta oma elu natuke paremaks. Aga ma jagan siit välja slaidid ja loodame, et need kenasti nüüd nagu ka siin toimivad ja siis me saame teemas kohe edasi liikuda. Ja teie saate mulle kohe öelda ka, kui mingi asi nüüd nagu justkui nagu ei toimi, siis tehke lihtsalt häält, öelge stopp, Signe, sa oled, ma ei tea, mute'i peal või hääletu peal või pole sind kuulda, siis ma kohe saan reageerida. Muidu nii, et mina tegelikult teid väga palju ei näe, et ma lihtsalt jagan siit oma slaide välja. Nii, aga kõik on valmis startima ehk et kes võib-olla pole varasemalt minu veebiseminaril käinud, siis tõesti minu suur kirg tegelikult on ühelt poolt tööandja bränding ja bränding üldse, persoonibränd, enesejuhtimine ja täna ma olen väga palju tegemas siis koostööd just nagu erinevate Eesti ettevõtetega, et aidata nendel sellist nagu tööandja brändingut, tööandja nähtavust luua ja et nende meeskonna liikmed saaksid olla mõnusalt ennast inimesed. Nii, olen siin minuti peale.
et kui kellelgi on mikrofon pandud hääle peale, siis pange see kenasti mute'i peale, siis on hea, et ei kostu ühtegi praksu ega prõksu, eks ole, saab keskenduda. Ja minu tegemistega saab hoida kursis minu veebilehel ehk et siis signeventsel.ee ja minu Instagrami kontol ja LinkedInis ka, nii et selles mõttes taustast nii palju minu kohta. Esmalt, kui me räägime üldse nagu eesmärkidest, siis minu hea soovitus on alati see, et selleks, et liikuda uude aastasse uute eesmärkidega, on vaja teha kokkuvõtte eelmisest aastast. Ja ma tean, et päris mitmed kirjutasid mulle Instagrami ka, et kuidas ma saaksin oma kokkuvõtet teha ja mis selleks see koostama peaks ja miks see üldse oluline on. Sest mina ütleks selle kohta, et kui sa ei tee oma kokkuvõtet, siis on lihtsalt võimatu seada endale uusi häid eesmärke. Ja kui ma ise seda tegema hakkasin siin aasta lõpus, sõitsin spetsiaalselt selleks Otepääle, panin endale 8 päevaks hotelli toa kinni ja olin lihtsalt sotsiaalmeedia kinni iseenda tegemiste ja mõtetega. Ja ma tegelikult teen seda aasta kokkuvõtet, ma ütleks juba, et 4 aastat kohe kindlasti. Ja just selle põhimõttega, et olla parem ja mida ma siis teen? Ma üldjuhul teen selle aasta kokkuvõtte nagu PowerPointi slaididesse. Ehk et mul on seal umbes kuskil 15 slaidi ja millest see minu kokkuvõte koosneb? See minu kokkuvõte koosnebki tegelikult nendest aspektidest. Ja kui ma seda kokkuvõtet tegema läksin, siis mulle tundus, et see minu aasta on olnud tegelikult selline nagu mitte väga hea, aga selline nagu täitsa rahulolev. Ja teate, kui ma selle aasta kokkuvõtte tegemise lõpetasin, siis tegelikult selgus, et on aasta olnud väga kihvt, väga palju häid tegemisi, väga palju häid saavutusi ja see mõte ka, et nii palju selliseid väärtuslikke uusi kohtumisi, taipamisi ja õppimiskohti. Nii et minu esimene soovitus on sulle siit, kui sul on veel tegemata iseenda aasta kokkuvõte, siis võta see hetk, võta ma ei tea, selleks läheb umbes 2-3 tundi mõttetööd ja pane kindlasti juurde ka pildid. Korraks vaatame, mis käsi siit on. Kas ma olen kenasti kosta? Keegi võiks mulle öelda jah, ei? Ja, olemas. Väga hea, super. Et võta endale see hetk ja mina panin sinna ka juurde neid pilte nii-öelda just selle põhimõttega, et näha, et mis see tegelikult see aasta piltides toonud on. Panin sinna häid perepilte, reisipilte ja õige olulisem on panna ka see koht, et mis olid minu nagu kõige suuremad nagu õppimiskohad üldse nii-öelda. Et sealt tekib see selline suurem taipamise pool kohe juurde. Ja siis ma mõtlesin ka, et see aasta või eelmine aasta ma olen olnud üsna tagasihoidlik oma mingisuguste artiklite kirjutamistega. Aga teate, kui ma need võtsin tegelikult kokku, suhtlesin peas natukene ka internetis, mis teinud olin, siis neid sai kokku üle 10. Nii et muidu me ei märka oma saavutusi. Ja ma just rääkisin ühe oma armsa sõbrannaga, kes ütles, et tal on nii nagu poolkõva aasta olnud, et ta ei hakka üldsegi tegema. Kindlasti ei ole olnud poolkõva aasta, vaid tegelikult on olnud lihtsalt erinevaid väljakutseid, aga kindlasti on selles aastas väga palju häid märkamisi ja neid saavutusi, neid õnnetundeid saabki luua läbi selle. Muidu on need me ise loome, aga tegelikult ei märka neid. Nii et kohe üritan siin kedagi sisse lasta korraks. Minu hiir on kuidagi rändama läinud. Ja kui keegi tunneb veel, kui keegi tunneb veel, et tahaks veel seda aasta kokkuvõtet teha, siis teine variant on veel see, et teha seda aasta kokkuvõtet ka läbi selle eluratta. Ehk et kellel on olemas Poleni enda bossi märkmik, siis see on olemas täiesti seal lehena. Ja läbi eluratta tegelikult saab väga hästi hakata ka seadma omale uueks aastaks eesmärke. Nii et kui kellelgi on eesmärgid veel seadmata, nii-öelda paika panemata, siis võtagi lahti see eluratas ja hea, kui sa võid seda isegi joonistada näiteks. Ja siis sa saad aru, kus on tänane hetkeolukord ja siis, kui hetkeolukord on olemas, siis sa saad ka väga selgelt hakata seda paremaks lihvima nii-öelda. Nii et ja mõtled, millised on need sektorid, mis on näiteks sinu selle aasta fookuses. Loomulikult on võib-olla nagu võtta kõike korraga nagu keeruline, aga mingit tasakaalu või nullpunkti peaks kindlasti leidma. Nii et eluratas on väga hea võimalus teha uusi eesmärke ja ühelt poolt ka teha kokkuvõtted eelmise aasta kohta. Ma korraks lõpetan siit jagamist, mulle tundub, et mingi asja väikses erroris heas mõttes. Korraks siit ja siis ma kohe jagan edasi.
nii et selles mõttes kirjutage julgelt ka kommentaaris, kas te olete ise neid kokkuvõtteid teinud ja mis tunne on tekkinud nii-öelda. Ja ma tahan öelda, et seda kokkuvõtted jõuab veel vabalt teha, meil ei ole mingisugust terminit, millega peaks kindlasti arvestama ja mõtlema, nii et pigem on see, et sa selle aja endale võtad ja teed. Karin küsib, kas ma jagan slaide. Slaide ei jaga, aga ma pärast kindlasti panen selle salvestuse YouTube ülesse ja siis tegelikult saab seda mõnusalt järgi kiigata ja sealt ka nagu materjali võtta, nii et aga proovige olla kohal. Nii, ehk et aasta kokkuvõtte ja sealt edasi kohe. Siis minu järgmine mõte on see, et kuidas neid häid saavutusi ja taipamisi tegelikult siis märgata. Ja minu hea soovitus, mida mina ise kasutan läbi aasta, on selline äpp nagu Day One. See on tasuta äpp. Day One, ühesõnaga, sa saad justkui nagu oma hetke emotsioone niimoodi nagu kaardistada. Ja mina tõesti seda teen. Ma ei tee seda nagu iga nädal, aga kui tekib mingi hea emotsioon või vastupidi, kui tekib mingisugune olukord, kus ma tunnen ennast nagu mitte hästi või hoopis on mingisugune lastega seotud mingi hea emotsioon, siis ma teen sinna ühe pildi ja panen mingisuguse sihukese nagu sõnumi juurde. Ja ma olen pannud, ma jagan teiega siit ka ühte hetke, kõiki hetki ei jaga, ehk ma olen pannud siit 15. novembril üles ühe pildi, kus ma siis käisin hommikul ja varahommikul ujumas. Ja see pilt kajastab siis seda, et ma suutsin esimest korda ujuda terve basseini pikkuses krooli ja ma olin selle üle väga uhke, sest ma õpin praegu sõna otseses mõttes ujuma. Nii et ja siis vahel tundub, et mis ma siis ikka, ma midagi ei saavuta, aga see on justkui nagu iseenda boostimise võimalus ja iseenda nagu arengu märkamise koht või vastupidi, iseenda nõrkuste koht. Nii et ja see on selline nagu, selle kohta võiks öelda nagu kinnine Instagram, kus sa saad oma salajasi mõtteid, märkamisi nii-öelda nagu teha. Nii et ole julgelt seda kasutamas. Ma kohe vaatan siit. Miskipärast on minu hiir kuidagi ära kadunud täna siin, aga see selleks. Siis liikudes nüüd edasi, siis ma arvan, et ma olen seda slaidi varem ka oma veebisemidel näidanud ja see slaid on mu lemmik slaid selle koha pealt, et me kõik alustame uuel aastal uhkete eesmärkide plaanidega parima energia juures ja siis tegelikult reaalsus selle juures on allolev pilt. Ja allolev pilt ongi täpselt see, kus me kohtume siis ükssarvikutega, meie eesmärkide seadmis pannakse proovile, tuleb see ebameeldiv emotsioon, tekib see tunne, kus ma tegelikult ei tea, kuidas kuhu liikuda. Siis ma tahan öelda, et võtke see endale heaks harjumuseks, et nende selliste väljakutsetega võiks saada sina peale, sest need kõige parem viis lihtsalt reaalselt õppida uusi asju. Nii et jah, aga kui ma liikuda nüüd eesmärkide juurde, siis tõesti, mina olen väga eesmärgipärane inimene, mulle väga meeldib eesmärke seada ja ma olen saanud selle eesmärgi seadmisega ka inimeste käest päris palju sellist nagu kriitikat või sellist nagu negatiivset nooli, et Signe, et sina jälle oma eesmärkidega. Jah, mina ütleks selle kohta, et ükskõik, kui sa täna ka ei sea endale suuri eesmärke, aga lähed õhtul poodi kindlat kohvimarki või juustuvaliku brändi otsima, siis see on ka eesmärk. Nii et ja mina saan öelda, et minu seatud eesmärgid 7 aastat tagasi on viinud mind täna siia kohta, kus ma täna olen jõudnud. Ehk et eesmärgide seadmine annab sulle ikkagi väga selge võimaluse olla ise oma elu disainer ja selles mõttes võtta see kätte ehk et millest sa täna hästi unistad. Aga paar põhimõtet ka, et mina siis tõesti panen paika ka sellised nagu suured aasta eesmärgid lähtuvalt sellest suurest kategooriast ja siis ma panen paika ka selle, et mis on need sellised nagu fookuskohad. Ja olles andnud välja 100 päeva fookuse märkmiku, siis ma ilmselgelt usun sellise nagu lühiajalisse eesmärgi seadmisesse ja mul on üks väga hea raamat ka, kus ma oma seda ideestikku olen ühelt poolt nagu inspiratsiooni saanud, on 12 nädala aasta. Ja seal ütlevad teadlased, kes on uurinud eesmärgi seadmist, eesmärgi püstitamist, et inimesed suudavad maksimaalselt keskenduda 3 kuule. Ehk et 3 kuud, 2-3 eesmärki, siis järgmised 3 kuud ehk 100 päeva ja siis järgmised eesmärgid. Ja ma tahan öelda ka, et ärge võtke selleks, ehk kui panete paika suured eesmärgid 9 aastaks, siis praegu on ülihea viis liikuda 100 päeva kaupa siis sellele väikse eesmärgiga, suurele eesmärgile lähemale. Ja see 100 päeva on tõesti see
ideestik, kus sul on võimalus olla kontaktis oma eesmärgiga, see on piisavalt lühike aeg, mis inspireerib, motiveerib, sest me ei tea, mis juhtub selle aasta septembris, kus ma olen, kas minu treeninguse tase on täpselt nii kõrgel, nagu ma tahan, kas mu kaal on langenud nii palju, kui ma tahan, me ei tea, mis siis saab, aga me oskame ette näha umbes 2-3 kuud. Nii et 100 päeva, mulle üks tuttav ütles väga hästi, et 100 päeva märkmik on justkui nagu enesearengu kursus, kus on kõik olemas, mille järgi tegutseda. Nii et kutsun mõtlema selle peale. Siis üleskirjutamine. Väga palju uuringuid on tehtud, mis ütlevad, et inimesed, kes kirjutavad asju üles märkmikku, ükskõik paberi peale, siis need eesmärgid saavad fookuse ja saavad justkui nagu ajust välja nii-öelda. Ja hiljuti lugesin ühte raamatut, kus tehti lastega eksperimenti, kus mingi ports lapsi pidi kirjutama üles iga päev oma mingeid tujusid, emotsioone ja oma tegemisi. Ja need, kes ei kirjutanud, siis nende nagu viis nagu ärevus ja depressiooni sattuda oli kordades palju suurem. Ehk et see kirjutamine on väga võimas meetod, aga mida ma kuulen inimeste käest? Ma ei ole seesugune inimene, kirjutamine mulle ei sobi. Teate, mulle kirjutamine pole sobinud. Ma olen seda lihtsalt väga teadlikult arendanud, sest et ma olen aru saanud, et see loob väärtust ja see on uue harjumuse tekitamine. Nii et ja mis puudutab veel eesmärkide nagu püsimist ja fookuses olemist, siis hea on siduda mingisugused eesmärgid nagu omavahel kuidagi moodi. Ja kui üks eesmärk natuke nagu jääb kuskile lonkama, siis veel teine eesmärk saab rohkem fookust juurde ja pange endale ka paika pisikesed sellised nagu preemia aspektid, et ma ei tea, teen selle eesmärgi nagu lõpuni, ostan endale mingisuguse, ma ei tea, kleidi või mis asja või lähen hoopis teen ühe spa-päeva iseendaga, et leidke endale see pisike päästik, millega see motivatsioon liikuma panna ja mis on see preemia koht ka kindlasti, sest me inimestena ikkagi tahame tunda sellist nagu rahulolu ja rahuldust ja eesmärgi saavutamine justkui seda nagu ka loob nii-öelda. Ja ma tahaks öelda ka veel üks nagu valesti mõistmise aspekt on see, et eesmärgi seadmine aitab sul justkui saavutada eesmärgiga töö, aitab sul saavutada justkui sellist nagu saavutaja mõtteviisi inimese nagu mentaliteeti. Et sa sead endale ise neid eesmärke, sa püsid selles teekonnal ja ma ütleks selle kohta ka, et sa justkui nagu testid ja arendad iseenda piire, mis sobib, mis ei sobi. Nii et tõeline eesmärk on see, kui sa oskad öelda 5 korda, miks see eesmärk sul tähtis on. Ja kui sul on see 5 korda läbi mängitud läbi selle 5 miksi, siis tegelikult su motivatsioon peaks olema üsna kõrge selle tegemise juures. Nii et kutsun siit mõtlema, kuidas selle 100 päeva ideestikuga nagu edasi liikuda kohe kindlasti. Siis veel tähelepanekud eesmärkide koha pealt, mida tahtsin öelda, et justkui see eesmärk peaks olema nagu mingisugune mega lõpptulemus. Tegelikult peaks ütlema, et see eesmärgi saavutamine muudab ainult sinu elu korraks. Nii et mul on toodud ka see näide, et sassis tuba, ehk et kui meie tuba on sassis, siis meie eesmärk on, et teha tuba korda. Aga tegelikult peaks mõtlema selle peale, et mis asi on see tegevus või protsess, mis siis aitab seda nagu tulemust tegelikult saavutada. Ja see on selle eesmärgi seadmise juures isegi nagu olulisem aspekt. Ehk mis on need tegevused, mis on need süsteemid, mida sina saad luua selleks, et oma eesmärk ellu viia. Nii et eesmärgi seadmine ja selle nagu sõnastamine on tähtis, aga sellest tähtsam on selle süsteemi sinna taha loomine. Ja mina ütleks selle kohta, et tehes ka väga palju meeskonnakoolitusi, seal on inimeste kala. Me ei oska omale süsteeme luua, me ei oska endale raamistikku luua. Nii et ehk, et me peame olema justkui nagu pidevalt sellise nagu rakendamise, arendamise süsteemis. Ja ma ise märkasin ka eelmisel aastal ühte asja, et ma püüdsin ühe unistuse kinni ja mõtlesin, kas kõik või? Kas tõesti, kas see ongi siis selline see tunne, eks ole? Ehk et kui sa teed oma tööd oma eesmärkidega, siis see tunne, et kas ma selle tegemise juures olen õnnelik. Nii et õnnelik, rõõmus ja ma teen seda nagu väga suure nagu rahulolu tundega. Nii et märka seda tunnet, kui sa asud oma eesmärkidega teenekonnale, kas see tegelikult tekitab sulle rõõmu ja rahulolu ka. Kui ei tekita, siis ma ütleks selle kohta, et see pole sinu eesmärk või see pole päris nagu sinu, midagi on kuskil nagu viltu nii-öelda. Ehk et eesmärkide saavutamise ideestiku mõte on ka see, et tõesti siis olla saavutaja mõtteviisiga, luua sinna taha süsteem, luua taha tegevused, mis sa tegelikult iga päev tegema hakkad justkui.
korraks panen siit stopi peale. Nii. On täna mingisugune pisike error siin selle arvutiga nii-öelda. Kohe vaatan. Okei. Nii, aga lähme edasi. Ja mis puudutab veel sellist nagu eesmärgi teemat, siis tegelikult kui ma teen need enesejuhtimise koolitusi, siis küsitakse ka, aga mis on siis see, kuidas saaks oma kõige paremini oma sellist nagu tulemust saavutada, siis mina ütleks selle kohta, et plaanid ja tegevuskavad on ülihead, aga tegelikult kõik algab sellest nagu reaalsest planeerimisest eelneval õhtul, pühapäeva hommikul, pühapäeva õhtul, esmaspäeva hommikul, ehk et sa pead võtma endale aja selleks nagu plaani tegemiseks. Kui plaani tegema ei võta, siis on ülilihtne liikuda ühest päevast teise päeva ja tegelikult sa teed nagu selliseid asju, mis ei ole sinu suurte eesmärkidega üldse seotud. Pane paika, millal sa loed oma e-kirju. See on väga hea võimalus veeta oma päevas hommikust kuni õhtuni ja teha mingeid asju, mis tegelikult suurte eesmärkidega pole üldse seotud. Siis minu telefonis ei tule ühtegi notificationit, ei Facebooki, ei Instagrami, ei mingisugust asja, vaid mina olen iseenda boss ja mina vaatan ise, millal minul on aega selleks. Ja ma võin öelda, et mind lausa nagu häirib inimestega suheldes see, kui ma kuulen mingi ting-ting. Miks sul on need ka nagu hääle ja mingisuguse asjaga sees? Pane need hääletu peale, need ei pea sa kogu plõksima nii-öelda. Ehk see näitab, kus on sinu nagu fookus tegelikult eesmärkidega töös nii-öelda. Ja selles mõttes tõesti, et katseta, proovi ja looma süsteemi, vahel ongi vaja nagu tükk aega proovida, aru saada, mis sulle sobib ja mis üldse ei sobi nii-öelda. Nii et ole julge. Ja siis üks lemmik mõte, mida ma alati tahan jagada, on ka see, et ikkagi meie kalendrid täituvad erinevate tegevustega ja me oleme justkui kogu aeg hästi hõivatud. Aga see hõivatud kalender ei ole mitte kellegi teise loodud, see on sinu enda loodud. Ja olla kogu aeg hõivatud tundub justkui nagu väga selline popp ja prestiižne, aga tegelikult ma ütleks selle kohta, et seal taga on tihtipeale palju segadust, palju sellist segaseid eesmärke, nii et see, et sa oled kogu aeg busy ja sul on kiire, siis kutsu mõtlema, kuidas rääkida kiire asemel hoopis see, mis sa tegelikult teed. Nii et sa saad ise oma hõivatust muuta läbi oma tegemiste fookuste. Ja ma tahan öelda ka, et mida rohkem inimene justkui nagu teeb oma asju väga hästi või on justkui nagu oma tegemistes silmapaistev, siis talle tuleb erinevaid pakkumisi laua peale ja mina vaatan ka, et uus aasta on pihta alganud ja mul on juba emaili postkastis erinevaid selliseid podcasti kutsumisi, mingi uuringu teemad ja keegi tahab lihtsalt nagu rääkida. Ehk et neid tuleb siit ja sealt ja nüüd on see küsimus, et ülitore oleks ju tegelikult need kõik vastu võtta ja oma päevad nende tegemistega täita. Aga nüüd on küsimus, kas need on minu eesmärkidega seotud? Ja ma võtan neid tegemisi alati läbi oma väärtust ja kui see on minu väärtusega seotud, siis ma vastan sellele jah ja ma valin selle kuupäeva ise. Et selles mõttes siin tuleb ka väga mõelda, et kuidas oma aega teadlikult läbi oma eesmärkide seada ja sisustada nii-öelda. Et see on see mõttekoht. Siis hea küsimus võib-olla ka, et mõelda, et mida on sul täna kõige enam tegelikult vaja? Ma soovitan sulle küsimus üles kirjutada. Pane see küsimus endale paberi peale kirja ja mõtle selle küsimuse peale. Et kui sa paned paika oma selle 3 kuu eesmärke, oma tänase päeva eesmärki, kui sa paned paika oma aasta eesmärki, mida sul on täna kõige enam vaja? See on selline lihtne küsimus, aga tegelikult sellest peitub väga palju strateegilist otsust, väga palju iseenda nagu raamistiku loomist. Nii et mõttekoht. Siis, mis puudutab veel eesmärkidega tööd, siis eesmärkidega arendades neid toimetades, sest me põrkame alati kokku erinevate tagasilöökidega. Ja mina ütleks selle kohta, et edu tegelikult tekibki sellest, kui palju ja kui kiiresti me suudame sellest tagasilöögist välja astuda. Nii et ja kui tekib selle eesmärgiks seadmise käigus mingisugune segadus, siis ma ütleks selle kohta, armastage seda segadust. See on arengukoht, see on see koht, kus tekib mingisugune muutus
ja sealt tekib väga palju uusi taipamisi, mida kohe võib-olla üldse ei teagi, aga see kindlasti, kui sa võtad hetkeks aja, siis tegelikult saad sealt väga palju väärtust. Ja ma toon siit väga hea näite, et kui ma nüüd räägin sellest, et see reaalsuse hetke eesmärkidega on selline kivide ja kändude minek, siis kui mina nüüd otsustasin oma triatloni treeningutega alustada eelmisel aastal, siis ma hakkasin käima iga esmaspäeva hommikul ujumas ehk õppima siis nagu krooli ujumist. Ja ma nüüd väga hästi saan aru, miks inimesed ei võta tihtipeale endale uusi eesmärke või uusi samme, sest et see paneb inimese sellest turvatsoonist välja astuma. See lõhub sinu enesekindluse ja see tekitab nii palju ebamugavaid tsoone ehk et kas sa saad sellega hakkama. Ja ma tõesti, ma olen kolistanud neid lünkasid, neid orgusid väga palju juba sellel aastal või eelmisel aastal ja see ujumise protsess on käimas jätkuvalt, aga ma saan öelda ka, et pisikesed arengu aspektid läbi tegeviste tegelikult on tekkinud. Ja ma tahangi öelda, et kui me asume teekonnale, teeme neid tegevusi ja tihtipeale see tunne, et nagu üldse ei näe muutust, et no mis mõttes, miks ma peaks üldse selle eesmärgiga nagu toimetama, kui ma tegelikult muutust ei näe. Aga see muutus on nii pisike, et seda luuakse tegelikult selle järjepideva tegevuse käigus. Ja suurem osa inimesi, kes kukuvad sinna nüüd sellesse orgu, kus tekib segadus, kus tekib minapildi segane olek, tekib ebakindlus, sa ei näe omal tulemusi, sa ei näe oma saavutusi ja siis inimene üldjuhul annabki alla. Või siis teine variant on see, et toon hästi palju näiteid spordimaailmast. Sa lähed näiteks tegema murdmaasuusatamist ja jõuad sinna kuskile nagu Haanja mägedesse ja oled seal poole mäe peal ja mõtled, nii raske, ma rohkem enam ei jaksa sõita. Aga tegelikult on see aspekt, kus sa jõuad sinna nagu mäe otsa või künka otsa, siis on see koht, kus peaks just andma nagu keppidega hoogu juurde ja liikuma edasi. Aga see on see koht, kus tekib inimestel just nagu peata olek, tekib raskuse hetk, tekib hingeldus, et aitab kõik, ma ei viitsi rohkem, eks. Nii et armasta muutusi, armasta seda ebakindlat olekut ja liigu kohe kindlasti edasi. Siis minu küsimus teile on, et mis on seost jääkuubikul ja arengul? Mis on seost? Kas keegi oskab öelda, kes julgeb panna sisse oma selle mikrofoni ka? Nii, mina ütleks selle kohta, et kui te olete vaadanud, kuidas jääkuubik sulab, siis jääkuubik sulab väga aeglaselt. Panete ta laua peale, siis hakkab tõnks sulama, eks ole. Ja täpselt samamoodi toimub ka inimeste areng. Aga meie tahame need täna eesmärk paika kuu-kahe pärast, aasta pärast miljonäriks saada või mingisugust ägedat sportlikku saavutust saada. See ei käi kiiresti. Areng võtab aega ja on see küsimus, kas sinu nagu kannatlikkus, järjepidevus sellele vastu peab lihtsalt. Nii et mõelge siis selle jääkuubiku ja arengu peale, kui olete sellises nagu segadusaspektis. Siis üks selline nagu viimase aja avastus, mida ma iseenda jaoks kuidagi nagu läbi seost avastasin, ühest raamatust natuke lugesin, siis te kõik olete söönud mingisugust väga maitsvat torti ja väga ilusat torti ja me lõikame üldjuhul tordi tükkideks ja mina kutsun mõtlema sind selles aspektis, et sinu tort on justkui nagu sinu väärtused ja eesmärgid. Kui me lõikame selle tordi nii-öelda nagu tükkideks ehk et selliseks nagu tugevaks tükiks ehk et see üks tordilõik on sinu üks väärtustest, teine väärtus, kolmas väärtus ja ülejäänud pool torti on sinu nagu väga selged nagu eesmärgid. Ja kui me hakkame võtma endale juurde igasuguseid põnevaid eesmärke või mingisuguseid tegevusi või mingid lisaväärtusi juurde, siis see torditükk läheb aina õhemaks, eks ole. Ja mis juhtub torditükiga, mis on väga peenike ja selline hästi õhuke? See torditükk kukub ümber, see on hõre, see on läbipaistev, see kukub ümber ja siis mu küsimus on see, et inimesed ütlevad, aga ma kaotsin oma fookuse, ma läksin eesmärgi raja pealt välja. Ehk number 1, pane paika see tort, joonista omale paberi peale tort
ja tee see nüüd nagu sektoriteks ja mõtle, pane vähemalt poole tordi peale kirja, missugused on sinu väärtused. Väga kutsun mõtlema, kui tekib madalseis või tekib segadus, siis on kuskil nagu vajakajäämine väärtustega. Sellest räägivad väga mitmed erinevad autorid ja nagu teadlased, ehk et väärtustega on sinu nagu toimimine ja eesmärk väga palju seotud. Nii et kuidas sa saaksid olla oma väärtustega kooskõlas ja oma eesmärkidega kooskõlas. Ja kui sa annad oma väärtustele ruumi ja eesmärkidele ruumi, siis usu mind, see torditükk ei kuku mitte kunagi ümber, see on selge, see on tugev, see on sinu oma, see on maitsev. Ja tegelikult ma võiks öelda ka, et need väärtused ja eesmärgid justkui nagu juhivad su elu. Nii et võimalus on oma torditükk veel lõigata väga õhukeseks, aga võimalus on hoida neid tugevana ise teadlikult ja ma ütleks selle kohta justkui, et sa saad ise seda väga teadlikult suunata. Siis ikka, kust seda motivatsiooni saab ja mina ütleks, et mulle väga meeldib, ma toetun väga palju ka materjalidest John Maxwellile ja mulle väga meeldib John Maxwelli selline otsekohene ütlemine, et kui sa tahad motivatsiooni, siis tegelikult vaata iseendale otsa. Sa ei saa seda kuskilt arsti käest või kuskilt mujalt, vaid tegelikult see motivatsioon peab tulema sinu enda seest. Ja see suur helilooja ei asu tööl sellepärast, et ta on saanud inspiratsiooni, vaid ta saab inspiratsiooni sellest, et ta asub reaalselt tööle. Nii et see mõttekoht, et ära raiska oma aega selle peale, et ma istun ja ootan, et millal tuleb see motivatsioon, millal tuleb see esimene jaanuarikuu teisipäev või reede, vot siis ma hakkan tegutsema, tuleb see jaanipäev, küll ma siis hakkan tegutsema nii-öelda. Motivatsioon paneb su liikuma ja tegelikult see sinu südikus ja distsipliin hoiab sind väga selges fookuses. Nii et ja eesmärgidele miksid juurde, siis on ka väga lihtsam toimetada. Sellega ma ei keskenduks, aga siit korraks, et väga paljud, kaasa arvatud kui mina, kukume aeg-ajalt oma eesmärkide teekonnal kõrvale. Ja selles mõttes, et justkui nagu elu viib meid rajalt eemale, nädalavahetused, mingisugused pidustused, head emotsioonid, jõulud näiteks, siis mina ütleks selle kohta, et kui sa oled iseendas arendanud ennastjuhtiva inimese ideestikku, sa tunned iseennast hästi, sa tead, mis sulle sobib, mis on need tegevused, mis on sinu õnnekohvris sees, siis tegelikult sa saad seda ise väga hästi nagu juhtida ja väga teadlikult ka arendada. Ehk et ma ütleks selle kohta, kui sa jääd kuskile nagu rajast maha või ei oska tulla rajalt tagasi, siis vaata korraks iseendale otsa, mõtle, mida sina saad iseendas veel arendada. Ja loomulikult on väga hea võimalus alati teha selline sisekõne nagu iseenda kui coachiga, küsida paar head küsimust, helistada sõbrale, kes aitab sul peegeldada võib-olla paremaid mõtteid. Ja ma olen tähele pannud ka, et tegelikult see rajalt kõrvale kaldumine on vahel seotud mingite rumalate mõtetega sinu enda peas. Nii et lihtsalt mõtled ja ma kasutan väga palju ka sellist valge lehe metoodikat. Võtan valge lehe, panen lihtsalt kirja selle mõtte, et mis mind täna häirib peas, miks ma olen kõrvale kaldunud ja teen justkui nagu sellise nagu coach'i sessiooni läbi paberi ja pliiatsi iseendaga. Töötab ülihästi, kasutage nii, et siit mõttekoht. Siis ärevus ja segadus on need ka, mis tegelikult tihtipeale inimestel eesmärkidega töös tekivad ja on see koht, kus sa nagu asud hommikul nagu laua taha ja tunned, et sul on nii palju asju teha. Ja siis mina ütleks selle kohta, on niisugune nagu ärevus, et see on tegemata, see asi on tegemata. Mina võin ka öelda, et ma olen praegu siin taastumas haigusest ja planeerisin teha nädala, ütleme nagu jõulude ja aastavahetuse vahel nagu palju asju. Ja mul on kõik tegemata, mul on nagu, isegi mu sokiriiul on siiamaani nagu tõmmatud lahti ja sassis, aga ma üldse ei peedista iseennast sellepärast, et kui ma peaksin oma viimased päev elus nautima, siis ma ei mõtle koristamata sokiriiuli peale või tegemata asjade peale, vaid ma mõtlen selle peale, kuidas ma aega veetsin. Ja võib-olla see, just kui ma räägin ka naistega, et see viielise tüdruku sündroom, see on, jätke see minevikku, et sa ei pea olema kogu aeg mingi ülimega tubli giga naine, ka mees mitte on ju, vaid lihtsalt pigem nautima seda oma kohalolekut ja tähelepanu. Aga kui see ärevus tekib, siis minul on see asi, et ma panen alati arvutikaane kinni ja lähen õue jalutama. Teen niisuguse kõnnikoosoleku iseendaga, number 1, värske õhk, liikumine ja siis on see koht, et mis on nüüd see asi, mis mind viib kõige kiiremini järgmisele sammule lähemale, eks ole. Nii et ja taaskord
vaata otsa, kui tekib ärevus oma väärtustele. Kas su tegemised, kas su eesmärgid on ikkagi seotud su väärtustega? Ja tihtipeale on seal mingisugune apsakas sees selle koha pealt. Ja oskus olla õnnelik ka siis, kui sul pole tõesti kõik hästi, on tegelikult otsustamise koht. Sellele mõttele väga palju räägib juurde Dalai Lama raamatus, raamat nimega Joy. Kes pole lugenud, siis ma ütleks selle kohta head lugemist, suurepärane raamat. Nii et jah, mina jäin ka siin aasta lõpus haigeks ja eriti positiivseks veel. Küll mul oli plaane palju, et teen seda ja sellist asja ja siis mõtlesin, et sain ma tulemuse teada, mõtlesin, et nii, elu on täitsa pekkis, on ju. Aga tegelikult hakkasin nägema selle juures väga palju muid asju, nii et ei ole miskit metsas, kõik on võimalik ja tegelikult see on kõik alati nagu lahti mõtestamise koht üldse. Siis kui räägime veel eesmärkidest, siis tegelikult eesmärgid ja vabandused on justkui nagu ka omavahel miskipärast seotud ja mina ütleks selle kohta, et eestlane on abielus vabandustega ja ma tahan öelda, et me nagu teadlikult neid justkui nagu vabandusi välja ei genereeri iseendast, aga aeg-ajalt ma ise märkan ka, et ma ütlesin ühe lause, mis on seotud tegelikult vabandustega. Ja pane kirja näiteks praegu paberi peale üks vabandus, mis sa ise endale oled öelnud, kellelegi minu tuttavale, mis tegelikult segab sind edasi liikumast justkui nii-öelda. Et pane kirja üks paberi peale, üks vabandus, mis sa ise endale oled öelnud. Ja ma märkan ka, et on väga palju lahenduskesksete mõtteviisiga inimesi, aga siiski aeg-ajalt ma ei saa selle pärast teha, et mul on samal ajal see. Aga võib-olla saab teha seda mingit teisel kellaajal, mingil teisel päeval hoopis on ju. Ja mina mõtlen ka, et mingi hetk vaatasin, et nii kehv film, et ma välja uuele sportima minema ei hakka. Siis ma hakkasin mõtlema, et aga kas ma tegelikult see vabandus praegu pole laiskusega seotud? Ja tegelikult oligi nii, et panin oma tossud jalga, läksin vihmaga jooksma, mis tunne pärast oli. Ma sain võitu, ma sain vabandust oma laiskusest nii-öelda. Ja pigem mõelge selle peale, et mida see tegevus teile pakub pärast tegemist. Ehk me kõik tahame tegelikult tunda õnne ja rahulolu tunnet ja see tekib läbi tegevuste, mitte läbi vabanduste. Nii et ja vabanduste kaudu ma märkan, et inimesed on justkui nagu kas minevikus või tulevikus, kinni minevikus mingites vanadest asjadest või siis vastupidi, nad justkui elavad nagu mingit tuleviku elu, sellepärast ma ei saa teha, et ma tahan teha ühel päeval seda asja nii-öelda. Et mõelge selle peale, et kui palju neid vabandusi teie elus praegu on ja kuidas neid tegelikult vähendada ka. Siis minapilt on see, mis tihtipeale on inimestel kõver. Vaatad peeglisse, vastu vaatab Signe asemel hoopis mingi kuri nõid või vastupidi, Kiisu asemel vaatab hoopis mingi kutsa. Nii et võrdle ennast ainult iseendaga, mitte kellegi teisega, võrdle eelmise nädalaga, võrdle eelmise kuuga. Ja ma soovitan väga hoida nagu seda tervislikku enesehinnangut ja mulle väga meeldib raamat Mõtlemine muudab elu. Väga hästi kirjutatud, see on tehtud ühe psühholoogi poolt, Maxwell Maltzi poolt, kes tegelikult hakkas tegema inimestes neid ilukirurgilisi lõikusi. Ja selle põhimõttega, et inimesed tahtsid seda, siis ta oli õppinud muidugi arstiks ja ta tegi selle lõikuse ära, muutis inimese nina või mingit põski või huuli, aga tegelikult tema enesehinnang ei muutunud, sest tema minapilt oli kõver. Nii et sa saad oma minapilti muuta läbi tegevuste, läbi arengu. Nii et sinu küsimus on see, et kes sulle peeglis vastu vaatab ja see selline nagu olla iseenda vastu leeb, teadlik, hinnatamise adekvaatselt, see on justkui nagu õpitav oskus ka. Ja loomulikult tuleb mängu siit ka see aspekt, et kuidas olla kogu selles eesmärkide seadmise ja eesmärkide vahelt ka rajalt väljakukkumise aspektis iseendaga sõbralik. Ja mulle väga meeldib see näide, hästi lihtne näide, et kui sõber jätab näiteks koristamata nädalavahetusel mingisuguse kapi või tegemata mingi tööasja, mis sa tavaliselt talle ütled selle peale? Pole hullu, küll saab korda, teed ikka ise ära. Aga iseendaga me ikkagi nagu kipume olema muidugi hästi kriitilised. Nii et enese kaastunne on väga hea raamat, mida soovitan lugeda, palju häid näiteid, palju häid selliseid harjutusi ka. Nii et kohtle ennast ise samasuguse austuse ja respektiga, nagu sa suhtud iseenda väga hea sõbraga.
ja sealt tekib väga palju muutusi kohe juurde. Siis loomulikult kogu sellist nagu eesmärgi teekonda ja vaimse tervise poolt aitab hoida liikumine. Ja just lugesin Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi, et inimene peaks saama nädalas 70–150 minutit teha trenni liikumist suure intensiivsusega, oli number 1 soovitus, või siis kuni 300 minutit mõõduka intensiivsusega füüsilist koormust. Ja toreni jalutamine küll, see aitab sul loovust panna käima, mõtteid värskendada, aga siiski ma kutsun mõtlema, milliste sportlike liikuvuste ja tegevustega saad sa oma pulssi kõrgeks ajada, väga teadlikult. Ja inimesed kõigil, kellel on keha, on sportlased, ütleb Nike asutaja, nii et sa ei saa öelda, et ma pole sportlane, mina pole ka sportlane, ma olen harrastussportlane, nii et ja mulle väga meeldis see kõnekas fakt ka, et pärast 50 eluaastat hakkab lihasmass vähenema 1% võrra aastas, ehk lihastreening aitab hoida sind toonuses ja kogu seda vaimset poolt sinna juurde. Ja olles lugenud päris palju uuringuid liikumise ja sportimisega, siis ma tahan öelda, et varem käis mulle õudselt nagu kuidagi nagu närvidele see, et mu koer käis ühest uksest sisse, siis siitpoolt jälle välja, keegi laps tahtis, otsi mulle seda asja, otsi mulle teda asja. Miks ma pean ka mingi asju otsima ja viima ja tooma ja tegema? Aga tegelikult võtke sellist nagu võimalust liikuda, koer sisse lasta, koer välja lasta või otsida mehele mingisuguseid sokke või mis iganes. Võtke seda kui liikumist ja see paneb sind enda kliinid tööle ja see on nagu hea võimalus iseenda minapilti häkkida. Nii et liikumine eesmärkidega fookusesse. Ma tahaks öelda ka toitumine, sest et toitumine mängib ka päris palju rolli ja palju muid asju veel juurde. Siis kui nüüd jõuda tegelikult selle, kui me räägime eesmärgi seadmisest, oma elu teadlikust disainimisest, siis ma tahaks öelda, et sinu identiteet tegelikult tekib läbi eesmärkide ja harjumuste seadmise. Ja kõik sinu tõekspidamised just on nagu läbi kogemuste õpitud ja kinnistatud. Ja need harjumused, mille kaudu sa siis nagu iga päev oma tegevusi teed, siis nende kaudu hakkad sa looma iseendast seda minapilti, seda persoonibrändi. Ja mina ütleks selle kohta, et need harjumused, süsteemid, protsessid, tegevused, eesmärgid tegelikult annavad sulle võimaluse oma identiteeti muuta. Me kõik tahame olla tegelikult omas valdkonnas väga head eksperdid, tunnustatud valdkonna spetsialistid ja mina ütleks selle kohta, et palun väga, eesmärgi seadmine, eesmärkidega töö on suurepärane viis oma kuvandit reaalselt muuta. Nii et ja need tegevused, mida me teeme siis oma harjumustega ja oma tegevuste ja harjumustega, need ei anna mitte üksnes ka tulemusi, vaid tegelikult õpetavad meile nagu iseennast usaldama, uskuma ja läbi uskumuse saame võtta endale suuremaid eesmärke, suuremaid samme, julgemaid samme ja mulle ikka meeldib, et minu selle aasta üks eesmärk on ka võtta endale selle nagu julguse muskli kasvatamist veel kohe julgemalt. Nii et otsusta, milline inimene sa tahad olla ja sul on võimalus tegelikult läbi eesmärgi seadmise, harjumuste arendamise seda see inimene olla. Nii et ise valid oma identiteedi, kuidas, millega tahad seda luua ja tõesti kõige tõhusam viis oma harjumusi muuta on mitte keskenduda sellele, mida sa tahad saavutada justkui, vaid pigem just see mõte, et kelleks sa tahad saada. Kelleks sa tahad saada. Ja ma arvan, et meil kõigil on olemas mõni inimene, kes on mingis valdkonnas, mida sina tahad kinni püüda edu saavutanud. Ma ei usu, et sul on olemas mõni inimene, kes tegelikult pole, et sa lähed püüdma mingit täiesti unikaalset asja, üldse mitte. Ja mina ütleks selle kohta, vaata seda inimest, küsi temaga, mine temaga kohvile, tee talle lõuna välja ja küsi, mida tema on hästi teinud. Ja olles mina lähen triatloni tegema, siis sain rääkida Raivo E. Tammega, kes tegelikult on tõesti kõiki neid asju, mida mina tahan teha 10 korda lihtsalt süsteemselt pühendunult teinud. Ja tõesti eesmärgi saavutamine tahabki seda, et sa teed neid X asju iga päev, teed neid korduvalt, teed 10 korda ja tegutsemise käigus tekib lihtsalt energia. See on see dopamiinaks justkui on ju. Nii et
mõtle selle peale ja leia see inimene ja küsi tema käest, mis ta teeb hästi, mida sa soovitaksid, et mis on tema õppimiskohad, nii et see edu ei ole üldse justkui nagu kuidagi nagu mingite inimeste privileeg ja edukust sa ei saa nagu saada, vaid seda luuakse. Sa saad ise seda väga hästi luua. Ja minu tähelepanek edu puhul on see, et vahel me vaatame, et appikene, et minu konkurent näiteks on saavutanud mingis kindlas valdkonnas edu. Appike mõna rohkem ei saagi, on ju. Aga edu tegelikult on nii sinuga kui minu jaoks võimalik. Me saame seda luua endale erinevatel aegadel, erinevatel tasanditel, erinevate tegemiste kaudu. Nii et ja ma ütleks selle kohta, et edukatel ja edututel inimestel on tegelikult ka eesmärgid, isegi samad eesmärgid justkui, aga edutud inimesed lihtsalt ei pühenda oma tegemistele piisavalt ja räägivad pigem rohkem tegevusplaanist ja mida võiks teha ja mida ma tegema hakkan ühel päeval. Aga edukad inimesed lihtsalt tegutsevad ja veel kord tegutsevad ja nad jätavad oma vabandust justkui kõrvale. Nii et see on see mõttekoht. Ja mis puudutab veel eesmärkidega tegutsemist, siis harjutage kirjutamist. Mulle väga meeldib see Jaan Aru tsitaat, mõttekoht. Ja ma käisin ka Jaan Aruga eelmisel aastal podcastis Be First, kes pole kuulanud, siis kuulake seda. Seal on väga palju häid mõtteid just nagu ajutegevuse kohta. Ja sinu eesmärk on oma süsteemsuse ja enesearenguga oma aju trikitada, sest sinu aju on negatiivne. Ta tahab sind kaitsta igal võimalikul viisil, et sa käiksid kogu aeg turvaliselt punktist A punkti B. Aga eesmärkide areng tekib seal vahepeal, see kurvide, ülemiste ja alumiste nurkade juures. Nii et kutsun ka lugema, kuidas tegelikult aju töötab. See on palju lihtsam neid asju nagu paremini nagu mõista ja tegelikult ise ennast ka oma minapilti häkkida. Ja ma ütleks selle kohta, et aitäh kuulamast. Ma üritan siit kohe nagu välja pugeda, ka mu hiir hakkas lõpuks tööle. Ehk et kui on küsimusi ja mõtteid, siis neid saab nüüd kohe siin jagama hakata. Nii et selles mõttes ma kohe vaatan, siin on päris palju ka küsimusi, aga kas ma küsin nii, et kas keegi on veel julge, tahaks mingisugust asja küsida või tähelepanekut teha, mis seda endale kõnetas või pigem see mõte, et mis on tal hästi töötanud. Ma nägin, Taimi oli mul kenasti siin ja mul on sealt ekraanil kohe niimoodi, et ja olen. Mõttes tehke ennast julgelt nähtavaks. Ma võin seda mõtet jagada, et see kirjutamise fenomen on küll töötanud. Kas või ime lihtsalt täna hommikul pane kirja, mis sul on vaja ära teha, siis on tõesti pea sellest vaba ja saab need asjad ära teha. Ime ilus on vaadata veel, kui tehtud asi saab maha tõmmatud. Kui ta lihtsalt on mõttena peas, et ma teen täna selle aruande ära, teed ära ja ongi kõik. Siis tõmbad maha ka, siis on nagu lõpetatus. Vahest saab meelest ära üles kirjutada. Mis veel? Mis on veel teile aitanud nagu sellel teekonnal paremini püsida? Mina panin 5 aastat tagasi kirja oma 3 aasta plaani. Seal oli 5-6 erinevat asja kirjas ja siis aasta lõpus üllatusega avastasin, et mul olid 1 aastaga nad kõik tehtud. See on fookuse seadmine. Kui hea on tegelikult, kui kuskil on asi kirjas, siis see saab justkui energia, universum saab teada, et see on sinu jaoks tähtis. Nii et ma ise kasutan väga palju ka sellist manifesteerimist. Mul on noorem tütar, kes on selle manifesteerimise guru lausa nii-öelda. Tema õpetab mulle vahepeal häid nippe ja mõtteid. Nii et see sisekõne, mis su peas on, vahel peegeldub sinu vabandustes ja sinu segaduses. Ehk et kui sul on segadus, sul on ärevus, sul on mingi vabandus tekib, siis mõtle, kuidas ma viimasel ajal mõelnud olen, mis mu peas tegelikult toimub. Nii et sinu need mõtted on tegelikult tunnete peegeldus ja ka ühelt poolt nagu tegevuste peegeldus. Kellelgi veel mõni mõte? Kas keegi tahaks midagi jagada? Kes on julge? Mina saan jagada seda, et tõesti selline üleskirjutamine on oluline, et mina ise alustasin eelmine aasta ja olin tõesti seda usku, et mina ei oska kirjutada või ette kommenteerida või ette üles tähendada. See ei ole minu jaoks ja kui ma hakkasin seda tegema, siis kuidagi selline toimetulek või nägemas ka väga keerukamaid olukordi läks paremaks ja see aasta ma siis võtsin kasutusele lausa bullet journali meetodi
et ja ma olen seda siis kasutanud, see hoiab tõesti päeva fookust ja kui ka mingi tööalaselt näiteks ma ei tea, kolleeg tahab, et me muudaksime seda asja sellel päeval, siis ma võtan seda palju rahulikumalt, ma tõstangi seda see liigub nüüd teisele päevale, et mis ma siis selle ajaga, et nüüd, kui see vabanes, mis siis need tegevused on. Et kuidagi see fookuse hoidmist hoiab palju nagu selgemalt. Ja rahulikumalt ka, et ei tegi nagu kaos kohe, ja seda aitab tõesti just see, et see on kirjutatud üles need asjad. Jaa. Nii et see kirjutamine on väga võimas vahend ja kui sul on mingi segadus, kui on mingi probleem, kui mingi asi tahab hoopis nagu idee tahab tulla peast välja, kasutage kirjutamist absoluutselt on ju. Nii et aga selles mõttes ma ütleks selle kohta, et ma pigem teeks siis niipidi, et loosiks välja selle 100 päeva märkmiku ja panen siit käima, kuna sa Evelin jäid mulle praegu see ekraani peale, siis ole kena, ole sina siis see, kes ütleb, et nüüd on stopp, on ju, ja siis vaatame, kellele see selline nagu nooleke pidama jääb ja siis see saab endale 100 päeva fookuse märkmiku. Ja ma ikkagi ütlen selle kohta veel, et kui kukute sellelt eesmärgi teekonnalt nagu kõrvale, siis andke endale aega, tulge sellelt rahulikult välja ja iga päev on võimalus justkui nagu uuesti alustada. Aga tähtis on küsimus see, et ka nagu märgata, mis tegelikult tekitas selle segaduse, selle kõrvalt rajalt nagu eemale astumise, ehk et see reflektsioon. Et kui me ei analüüsi iseenda tegevusi, siis on võimatu tegelikult luua ka uusi eesmärke, uusi sihte paika panna. Nii et ja eesmärgi seadmise juures on tähtis see protsess, need süsteemid, mis enda looma hakkad ja eesmärgi kaudu on võimalus luua väga palju identiteeti, mõttekoht nii-öelda. Ja üks väga hea raamatusoovitus veel siit lõppu, et raamat Süvenemine, et minu käest küsitakse väga palju koolitustel ka, et Signe, anna mingisugune võluvits, mis alati aitab, päästab päeva. Keskendumine, vaata, kui palju sul on päevas seda aega, kus sa tegelikult oled nagu keskendunud ühele asjale, sa ei vaata sotsiaalmeediat, sa ei vaata telefoni, sul on kogu aeg full on üks fookus ja see üks fookus võiks olla kuskil umbes nagu tund kuni 2, et inimese aju sellel juhul hakkab väsima, peaks nagu tegevuste kaudu seda vahetama. Nii et lugeda, märgata, arendada ja luua endale süsteeme. Nii, mina panen praegu selle noolekese liikuma ja sina siis, Evelin, ole siis see hea stopper, eks ole. Nii, läks käima igatahes. Stopp. Kairit Kaasik. Ma ei tea, kas sa oled veel täna kuuldel siin. Palju õnne sulle. 100 päeva fookuse märkmik on sinu oma. Nii et sa saad võtta praegu endale kohe jaanuarikuu alguses 100 päeva ja lihtsalt, ma ikka alati ütlen ka, et kui nagu tervet aastat ei suuda ja ei peagi suutma, võta endale 100 päeva ja fokusseeri, mängi läbi see 100 päeva. Ja kui see on juba paigas, kui see on tehtud, sul on olemas edukogemus, sul on olemas uued nagu teadmised, kuidas seda asja teha ja tegelikult siis saab väga selgelt liikuda uute telemuste juurde ja nii ta ongi. Nii et ma ütleks selle kohta, et ilusat eesmärgi seadmist, ilusat uut aastat ja ärge neid eesmärke ka väga sellised nagu tagasihoidlikult seadke, ikkagi natuke, ehk et mulle väga meeldib see Steve Jobsi ütlus, et kui eesmärk siin natuke ei hirmuta, siis ta pole piisavalt hästi nagu seatud nii-öelda, et see eesmärk peab olema natukene nagu aukartust äratav ja pisikeste sammudega, segadustega, väljakutsetega tuleb selle teekonnale liikuda. Nii et ja tõesti, mina saan öelda ka, et mind on toonud kirjutamine ja väga selge eesmärgi seadmine siia, kus ma täna olen tahtnud ja just ise disainitud ja ise loodud. Nii et Kairit, ole hea kirjutama signeventsel.ee, paneme selle märkmiku teele ja kõigil teistele lihtsalt julgust oma eesmärkidega tegeleda ja aega. Nii et mõnusat teisi või kolmapäeva hoia jätku. Kõike head nägemist!